Paljud muuseumi esemed vajavad hoiustamiseks säilituskarpi. Näitan teile, kuidas sellist valmistada, milliseid materjale ja töövahendeid kasutada ja lisaks, kuidas polsterdada karpi, kui sinna lähevad õrnemad esemed, näiteks keraamika. Vajalikud töövahendid on erinevad joonlauad, mis lihtsustavad esemete mõõtmist, papile märkimist ja detailide lõikamist. Voltluu, millega surutakse papi sisse voltimiseks vajalik soon. See lihtsustab papi painutamist. Lõikamiseks kasutame vaibanuga. Seda on lihtne teravana hoida. Lihtsalt murran üliots ära. Arvesta, et pabermaterjalid kulutavad noatera päris kiiresti. Harilik pliiats papile märkimiseks ja peenike marker pehmendusele märkimiseks. Pintsel peaks olema sünteetilise karvaga ja lapiku kujuga. Mina eelistan kumerate nurkadega niinimetatud kassikeele kujulist pintslit. Sellega on lihtsam liimi suunata. Liimimiseks kasutan tavalist puidu PVA liimi. Kontoritarvete osakonnas müüdav PVA on selleks liiga nõrk. Ruudustikuga lõikematt on üks olulisemaid abivahendeid. See peab olema alati laual, kui noaga materjali lõikate. Lisaks saab selle peal kohe üle kontrollida, kas kõik lõikeservad on ikka täisnurksed. Karbi tegemiseks kasutame arhiivi püsivat lainepappi. See on hea ja vastupidav materjal. Karbi märkimisel papile jälgi jooksu suunda. Pikki lainet murdub papp kergemini. Võimalusel jäta pikki lainet need küljed, kuhu jääb rohkem murdejooni. Erikujuliste esemete mõõtmiseks kasutan lõikemati ruudustikku ja erinevaid joonlaudu. Nende abil panen paika karbi põhja suuruse. Nurgiku ja joonlaua abil märgin karbi kõrguse. Lisaks arvestan ka polsterduseks vaja mineva ruumi. Mõõtude märkimisel arvestan põhja külgede juurde 1 millimeetri materjali paksuse varu, et voltimisel ei muutuks karbi sisu väiksemaks. Suru joonlaud vastu pappi, kui voltluuga soont lükkad. Ära suru luuga liiga tugevalt, et ei lõikaks papi kihti läbi. Libista voltluud üle papi mitu korda. Suru joonlaud alla, enne kui noaga lõikad. Nii saad sirge serva. Jälgi, et nuga jookseb mööda joonlauda. Lõika mitu korda. Siis püsib nuga paremini õigel rajal. Tõmba pintsliga liim mõlema pinna välisserva ja kata liimiga üle poole liimitavast alast. Nii ei satu liimi sinna, kuhu pole vaja. Lase vajutuse all pisut kuivada, umbes 20–30 minutit ja avaneva küljega karbikarkass ongi valmis. Mõõda ära karbi välisküljed ja pane juurde varu 1–2 millimeetrit. Nii saad kaane põhja mõõdu. Lisa igale küljele juurde 3 sentimeetrit niinimetatud kaane külgede kõrgus. Nüüd märgi saadud ristkülik papile ja lõika välja. Märgi kaane papi igasse serva karbi vastava külje keskkoht. Märgi karbi abil murdejoonte kohad.
aseta joonlaud pliiatsi kriipsude peale, nii et voltluuga tõmmatud jooned jääks kriipsust väljapoole. Nii jääb vajalik ruum materjali paksusele. Kui teed murdejooned liiga täpsed, ei mahu kaaskarbile. Karbi sisu pehmendamiseks ja keraamiliste esemete fikseerimiseks kasutan vahtplasti Etafoam, mis sobib esemete pikaajaliseks säilitamiseks. Seda on saadaval erinevates paksustes. Karbi põhjasablooni abil märgin vajaliku suuruse ja lõikan detailid välja. Ümarate pesade lõikamiseks sobib kitsama teraga vaibanuga. Vahtplasti kihid liimin kokku PVA-ga ja jätan vajutuse alla kuivama. Karbi ukse paremaks sulgemiseks lõikasin esikülje servadest nurgad välja. Iga ese pakendatakse eraldi mikalent või siidipaberisse. Polsterda esemed ja sulge karp. Nende baasteadmiste abil saab valmistada erineva kuju ja suurusega karpe. Infot sobivate materjalide kohta leiate muuseumi töötajatele mõeldud lehelt Muuvik.